Tšau kõikidele kaladele, kindlasti visake videole pöidlanupu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis siin kaladele on tulemas lähiajal, mis on kalale tulekul. Siuke mai alguse energia, ütleme nii, ja 2 kaarti ja täpselt nii 2 kaarti siin olemas on, see kaart jääb viimaseks. Küll nüüd aga esimese kaardina võib-olla annan siin kõige üleval positsioonis oleva sauad 9 välja. Sauad 9, sauad aktiivsus, loovus, kirglikkus, kindlasti see kaart ütleb, et tuleb tegutseda, aga ta tegelikult on siuke ettevaatliku käitumise kaart või valmisoleku kaart, aga ta ütlebki, et te olete valmis tegutsema, kui teie olukorras peaks midagi muutuma. See on kindlasti ka siuke nagu mineviku vigadest õppimise kaart, ehk siis väga hea arenguenergia ja arenguenergiat näitab siin järgmisena ka tegelikult müntide 8. Müntide 8 on hästi aeglane nagu kaart, et müntide 8 näitab nagu kannatlikkust. Et tundub, et kalad, te peate siin olema kannatlik ja tegutsema edasi, sest müntide 8 jällegi ütleb seda, et kui te panete aega ja energiat olukordadesse, siis nendes olukordades te saate ka positiivseid nagu arenguid või tulemusi. Võib see olla materiaalne, aga samas ka külluslik või viljakas mingi areng. See võib tähendada õppimist, treenimist, haritamist, mida iganes. Nüüd aga 3. kaardina on siin kaladele tulnud välja ka Hierofanti kaart ja Hierofant on siis põhimõtteliselt siuke nagu spirituaalse abielu kaart, hästi suurte või tugevate liitude loomise kaart. Et minule meeldib öelda, et see on siuke nagu kirjaliku lepinguga liidu kaart, et abieluleping, eks ju, aga samas võib ka olla siuke nagu tööleping. Kuna siin ees on müntide 8, siis kindlasti tähendab, et on siin võimalik ka mingeid tööalaseid tugevaid liite või suhteid siis luua. Aga nii-öelda kindlasti on ka siuke partneri või romantiline siis võimalus. Muidugi, mis paneb arvama siin, et on mingid töövõimalused, on see, et teist rida alustame me kala jaoks müntide ässaga ja tegemist on siis alles 3. ässaga tänases lugemises, et siin vähile vist tuli karikate äss ja võib-olla skorpionile või hamburile tuli seal müntide äss ja nüüd siis ka kalale tuleb see müntide äss välja ja rikkuse, viljakuse, külluse kaart, kindlasti ka soovide täitumise kaart. See viljakus, eks ju, võib ka tähendada rasedust, et kui teie unistus või soov on siin nagu, ma ei tea, kas pere alustada või pere suurendada, et siis kindlasti on selle kaardiga see võimalik, et see kaart ütleb, et tasub unistada siin suurelt ja kindlasti seda tasub teha, sellepärast et nüüd eelviimase kaardina on siin teie jaoks väljas ka veel karikate 9 ja karikate 9 on elu unistuse või soovi täitumise kaart. See on seksuaalse emotsionaalse rahulolu kaart ka, aga ta räägib kõige rohkem ka mingite soovide täitumisest ja ülimatest positiivsetest emotsioonidest, et see on nagu siuke ülbe või üleolev isegi küllus nagu, et läheb nii hästi, et ise ei suuda ka seda ette kujutada, mingi siuke nagu põhimõtteliselt energiat, et mingi olukord võib teie ellu siis tulla, mis pakub teile nii palju positiivseid emotsioone kui üldse vähegi võimalik. Ja viimase kaardina on siin kalade jaoks väljas siis ka karikate paas ja karikate paas on siuke intuitsiooni kaart ja enda sisetunde usaldamise kaart, et ilmselt peate minema sinna suunas, kus sisetunne kutsub. Kindlasti muidugi baasid on ka nooremapoolse austaja kaardid, siis võib see olla selline nagu nooremapoolsem mingi romantiline austaja siin kellegi jaoks, aga ta võib ka olla siuke lapse energia, et nagu ma ütlesin, siin müntide ässas see viljakuse ja raseduse energia on ka olemas, et siin on igat pidi mingeid võimalusi, tööalaseid võimalusi, romantilisi võimalusi ja tasub unistada tõesti suurelt, sest 2 kaarti järjest ütlesid tugevalt siin, et mingid soovid täituvad. Kalad, see oli siis selleks korraks teie lugemine, kindlasti visake pöidlanupu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas.